ma kaalusin seal kuskil 105 kilo ja esimese kuu ajaga või isegi natukene vähem kaalusin ma juba 95. 10 kilo lendas. Ja see nagu selles mõttes ei olnud nii-öelda ebatervislik, et süsivesikud ja kõik sellised asjad hoiavad kehas vett kinni, et see lendas ka mul vee arvelt sealt hästi kiiresti maha. Ja jah, et 10 kilo nii-öelda esimese kuuga, siis kaob ära siis hommikune hägusus nii-öelda, et kui ärkad, siis tunned, et tahaks kohvi, tahaks midagi kiiresti süüa, et see näljatunne ka samamoodi, et kehal on kogu aeg nii-öelda siis toitu, millest elada, ehk siis rasva. See ongi see nii-öelda see ketoosis olek, et sul keha energiavaru ei ole mitte enam süsivesikud, mida sa pead iga seal 3-4 tagant tööma, sest need lihtsalt saavad otsa, vaid on rasv, mida meil kehas on tunduvalt rohkem kui süsivesikuid. Ja siis ka mingid autoimmuunsushaiguseid aitab ära hoida. Seal ravitakse ka varajas staadiumis Alzheimerit, Parkinsoni, siis epilepsia hooge läheb vähemaks, diabeeti, sellepärast, et sul see insuliini tase on üsna nagu selline stabiilne, et see nagu ei kõigu, siis seda ravib. Ja eks seal nipet-näpet on veel, et kõik esialgu ei tule meelde, aga need on need sellised 3 kõige suuremat punkti siis, mis ma nagu tahaksin välja tuua. No see on huvitav, et sellest karnivoorlusest ma olen kuulnud rääkimas ka Jordan Petersoni, kes rääkiski nendest teistest asjadest, et mäleta, mis see oli, mingit norskamise ravis ära siuke asi on, et siis tundub see lihasöömine või ainult lihasöömine nagu peaaegu siuke nagu ravi eesmärgil või ta ei olegi enam, kaalulangus on igasuguse dieedi on ja tavaline eesmärk ja see on kõige nagu arusaadavam, aga kui sa räägid ka mingisugust Alzheimerist asjast, et kuidas see saab niimoodi olla, kas need süsivesikud, ma ei tea, riis, kartul ja leib, need siis teevad meid nii haigeks või? No ma ei tahaks päris öelda, et niimoodi nagu päris otseselt haigeks teevad, eks võib-olla on mingil määral nagu soodumus ka nendeks asjadeks, et ma päris arst ei ole, et ma päris nii täpselt ei saa vastata, et aga siin väga paljud inimesed räägivad, kus nad on endal mingid autoimmuunsus nahahaiguseid ära ravinud, noortel lastel veel eriti neid epilepsiaid on ravitud, et selles mõttes, et see räägib juba enda eest, et mina nii teaduslikult ja täpselt igaks juhuks ei hakka nagu vastama ega proovima siin vastata, et aga kui ravitakse ja on nii-öelda tõestusmaterjal olemas, et see toimib, siis nii see on, et kas see süsivesik seal nüüd ilmtingimata on määrav faktor, et kellelgi tulevad need asjad, aga selles mõttes, et inimesed ravivad terveks ennast sellega teatud asjadest. No selle peab ära ütlema, et ega me kumbki siin professionaalne toitumisnõustaja ei ole. No just. Aga et iga ühele oma ja iga üks katsetagu ise. Aga see lihasöömine, kuidas ta nagu praktiliselt sul välja näeb, et ma mõtlengi, kui mina olen öelnud, et ma söön näiteks ainult snitslit ilma kartulita või siis söön seda sama hakkliha ilma makaronita, siis on küsitud, et kalliks ei lähe niimoodi, et sa selles mõttes, kui ma panen sinna, ma võtan väikse paki hakkliha, ma panen sinna kilo makaroni juurde, ma võin 3 päeva seda süüa. Aga et kui toite väärtuslik ta siis on, et kui sa ainult liha sööd, siis liha on nagu see kõige kallim ja kõige väärtuslikum osa sealt. No ma ei ütleks, et mul nii palju see siis toidukulu nagu kõrgemaks on läinud, eks sa ikka seal, kui sa ostad sealt otse poest mingid tooteid, siis loomulikult otsid seda kollase sildiga toodet, et see on alla hinnatud, täna saab nagu rohkem osta. Et seal ikka otsid ja uurid, et kus saaks nagu odavamalt ja praegu on minu nii-öelda toidukulu üsna sarnane. Ja lisaks sul ei tule ka mingid isusi, et sul keha nagu ei vaja seda süsivesikut, et sul ei tule mingid isu, et siis sa söödki oma ma ei tea, hakkliha siis näiteks iga päev. Ja siis seal aeg-ajalt vahetad mingi muu liha vastu välja, mis parasjagu tahab või viskab üle lihtsalt, et siis vahetad välja, et tegelikult see on üsna lihtne ja Eesti esu.